Näed, katki läks kott. Jutumärkides ülilahe hool. Ma ei ole seda ise proovinud, selles mõttes on see väga huvitav soovitus, aga ma mõtlesin jälle, natuke võiks elus olla põnevust. Ma ei tahtnud tegelikult kedagi kadedaks teha, aga ma saan aru, et praegu te võite istuda ja mõelda, et issand, kuidas inimesed elavad. On ise nii rahul nendega. Tšau, uus vlog. Tulen teie juurde oma magamistoast. Ma millalgi rääkisin, et ma tahan tooli siia ja siis Kerli emal oli lihtsalt ära anda ja sain uue tooli nagu naksti, väga rahul ja nüüd ma siin istun ja mõtlesin, et tegelikult see on hea koht, kus me lobiseda saame, aga täna ma mõtlesin, ma tulen räägin natuke asjadest jälle, mida ma soovitan ja mida ma ei soovita. Mul on siin väga mõnus hommik. Lastel on vaheaeg, neil on igav. Seetõttu ma sain hommikusöögi. Joon kohvi. Tegelikult on lõuna juba, olgem ausad. Ja muidu nagu peaks puhkus olema, aga kuidagi need ettevõtte alt väiksed projektid, mis mul veel on siin jäänud, on natukene võtnud ära mul aja. Aga jah, tegelikult ma pean koristama, nii et lisaks näed, katki läks kott, aga lisaks soovitustele mul on ülilahe jutumärkides ülilahe hool, sest ma premeerisin ennast palgapäeva puhul ja läksin Selverisse ja ostsin kotitee puhastusvahendeid, et mul oleks koristamise motivatsioon kõrgel. Ostsin 2 pleki eemaldajat, mida ma ei olnud proovinud. Dr. Beckmanni omad. Ma saksa tooteid tegelikult usaldan. Autodest kuni puhastusvahenditeni ja vitamiinideni ja praegu mulle tundub, et need töötavad hästi, aga üks asi on, millega ma ei saa, mida ma kindlasti ei saa puhtaks nendega ja millest tuleb ka minu soovitus on see, et ma ei ole seda ise proovinud, selles mõttes on see väga huvitav soovitus, aga me käisime just puhkusel, perepuhkusel Käärikul, mis on ka üks soovitus, millest ma varsti ka räägin natukene, aga ühesõnaga seal Otepää Kuubis mul pesamuna proovis seda Maybellini kaua püsivat mingit huulevärvi ja ma panen selle pildi siia kõrvale, sest et ma ei mäleta praegu, mis selle nimi oli, aga ma tahan öelda, et ma ei oska öelda, milline ta on peal või kuidas ta kasutada või kui mugav, aga ma tahan proovida, sest ta on kaua püsiv. Sest ta proovis ta peale, siis muidugi tuli kallistas mind, proovis käe peale Määris ära mu uue dressipluusi. Ja ma mõtlesin, et võib-olla ma saan selle puhtaks, aga pärast seda, kui läks mööda tunde ja ta oli 1,5 tundi järve vees, ta tuli välja ja see huulepulk oli tal ikka veel käe peal. Nii et selles mõttes ilmselgelt võib soovitada. Aga mis ma siis veel ostsin neid, mulle meeldivad need WC värskendajad, sellepärast, et ostsin ühe starterpaki ja ühe selle täitepaki, sest et siis ei ole vaja neid potist sealt neid panna ja neid tühjasid pärast ära võtta ja kõik asjad. Lihtsalt sellised lillekesed tulevad poti külge ja siis vaikselt niimoodi kuluvad ära ja need lõhnavad mega hästi. Siis ostsin veel glamuurset WC-puhastusvahendit. Siis ostsin ühte aknapuhastusvahendit või klaasipuhastusvahendit, sest mul on üks, ma ei tea, kus see on, millalgi üles lõin ja vihastsin selle peale. Ilmselt mu mälu kustutas lihtsalt täielikult ära selle. Ühesõnaga, mulle ei meeldi need aknapuhastusvahendid, mis tulevad vahuna ja ma üritasin aru saada ja ma loodan, et see tuleb spreina, sellepärast, et kui ma näiteks oma klaaslauda üritan puhastada selle vahuga, see pritsib reaalselt igale poole üle maailma, põrandale, ma ei tea, igale poole siin näiteks seda kapiklaasi, oleks vaja puhastada. Seda puhastan, kõik kohad on täis, ma ei viitsi ja siis ma ostsin oma lemmikut puhastusvahendit.
ostsin vannitoa oma, ostsin köögi oma ja ostsin, ma ei tea, üld. Ja see on absoluutne lemmik mul, kui mul seda on, siis mul, ma räägin, puhastusmotivatsioon tõuseb protsentides, 10%. Siis üks täitepakk veel seda. Ja siis ma mõtlesin jälle, natuke võiks elus olla põnevust, et ma tean, et tegelikult mulle hullud meeldivad need puhastusvahendid, aga prooviks ühte uut, sest ma ei olnud näinud. Selveris olid mingid uued sellised. Ja siin on sidruniga köögipuhastaja, siis on valge jasmiini ja basiilikuga WC-puhastaja, mida ma väga glamuurselt lähen puhastama vastu, midagi on läbi lasknud. Siis on soodaga lihtsalt selline üldpuhastaja ja siis on apelsiniga üldpuhastaja. Noh, ma ei tahtnud tegelikult kedagi kadedaks teha, aga ma saan aru, et praegu te võite istuda ja mõelda, et issand, kuidas inimesed elavad, milline elu ikka mõnel inimesel on. Ma olen ise nii rahul endaga. Eigle kinkis mulle selle kohvitessi, aitäh Eigle, kui sa vaatad. Ja kui Riks vaatab, siis tšau. Ma ei tea, kas vanem tüdruku vaatab. Igaks juhuks ütlen tšau, ma igaks juhuks nime ei ütle, sest teismelistega ei tea kunagi, kas neid tohib tervitada nimeliselt või ei tohi. Aga siis, mida ma veel nagu soovitan, ostsin sellise aalekeeli. Tüdrukud on päris palju olnud väljas ja päevituskreemi nagu alguses kuidagi ei olnud nagu kohal, et suvi on. Ja siis oleks pidanud rohkem panema ja nad said natuke liiga palju päikest ja aloekeel on täiesti super asi, mida nagu kasutada, aga ma vaatasin need Australian Goldi omad või mis asjad, jumala kallid, 25 € nagu pudelein. Ja siis leidsin Selverist sellise, mis on siis, kuidas ma seda nüüd näitan, mis on siis see, oli 8 € praegu. Nii et selles mõttes see on üks asi, mida ma kindlasti väga soovitan. Võt. Siis üks asi, mida ma kahjuks väga ei saa soovitada, on see Essence'i huulepalsam, mille ma ostsin. Et see on nagu lahedalt, ta on nagu keeratav ja siis siit tuleb välja. Ja ta peal nagu jääb suhteliselt ilus, natukene võib-olla liiga kleepub minu maitsele. Aga mis ta probleem põhiline on see, et minu meelest ta ei tee midagi. Selles mõttes, et ta peaks olema glütseriniga nagu huuleravi. Aga kui ma panen selle peale, siis näiteks kui ma seda pupa huulepalsamit panen peale, siis pärast on nagu kohe, kui ta maha kulub, tunned, kuidas huuled on pehmemad. Aga see võib jumala kaua peal olla ja minu meelest ta kahjuks nagu selles osas ei teinud midagi, kuigi siin on igast peptiidid ja hülaroonine happe ja shea või ja ma ei tea, miks ta ei aita, aga kahjuks jah. Ei ole väga ta stabi olnud, kusjuures terve aeg, kui ma seda filmi mõtlen, et kas te üldse näete mind, kuidas ma üldse kaadris olen, sellepärast, et ma esimest korda filmin tagakaameraga, mis tähendab, et ma ei näe tegelikult, kas teie näete või mida te näete ja aga noh, on siis, kui ma olen täiesti kaadrist väljas, siis teate, milles asi on. Nii, siis ma tegelikult solvusin ära ühe asja peale. Ma ei mäleta, mis ma ütlesin, sellepärast, et lapsed olid paanikas, sellepärast, et üks tuli sisse just. Täiesti uudne. Just see. All on mul kõik laiali. Pesud on laiali. Siis on need asjad, mis ma ülevalt sorteerisin ja kastidega alla viisin, on laiali. Ja just üks randasõber tõi ära asjad, mis lapsed unustasid maha sinna puhkusele, kus me käisime Käärikul. Täiesti, mul lihtsalt nagu süda läheb pahaks. Mul on nagu nii õudne. Kõige õudsem tunne on see, kui siis on koristamata ja keegi sisse astub. Nutt tuleb peale. Aga mille peale veel nutt peale tuli, on see, et
ostsin plätad, tegelikult oli niimoodi, et Randol on kaksikvend ja ta elab Iirimaal ja käisime naisega siin ja siis ostsin just uued plätad, mammuga mõlemad ühesugused ja nii õnnelikult 13 euro peale alla hinnatud ja, aga nad pidid ära minema ise niimoodi, need olid jaanipäeval siin, et see kaubamajakas oli kinni. Ma ei saa ma ikka veel üle sellest, et keegi sisse astus ja kogu seda segadust nägi. Aga okei. Ja ma pidin talle ostma ja järgi saatma, aga nad läksid mingi, nüüd ma olen nendega mõne nädala käinud, aga üldiselt nad mingi nädal, aga ma ei tea nüüd, kas te näete või näe või kuidas see on, aga nad on täiesti katki ja pealt nagu läinud. Jumala kihvtid muidu selles mõttes, et see, mulle meeldib see värv ja kujundus ja kõik nad on mugavad, aga lihtsalt 13 eurot oli soodukas, ma ei mäleta, palju nad enne maksid, aga 13 eurot ka, mida iganes. Üks asi lihtsalt kohe katki läheb, kui seda isegi eriti kanda ei jõua, on nagu väga jube. Väga nõme. Siis üks asi, mille peale veel ma solvusin, oli see, et ostsin Expressionsist klambreid ja patsikumme ja mida iganes, on ju. Ja tavaliselt on, ma tean, et seal ei ole nagu mingi mega hea kvaliteet, on ju. Aga seekord oli täiesti niimoodi, ma solvusin ära, et ostsin nüüd juukseklambreid. Selliseid väikseid on ja. Ja hakkasin võtma ja lahti ja üks kukkus kohe. Oli pooleks. Ja siis ostsin patsikaid, valgeid. Hakkan pähe panema. Plinn, üks läks kohe katki. Ja siis ma nagu mõtlesin, et täiesti lõpp nagu. Et kogu aeg mõtled, et ei osta sealt, ma ei tea, Temust ja kust iganes asju on ja Shane'ist ei telli, et mingi odav viinakaup on ja. Ja siis ostad siit ja lihtsalt ilmselgelt nagu palju suurema raha eest. Ja lihtsalt nagu kvaliteet on nii kehva ja ma nagu, kuna mul oli kiire, ma osasid kasutasin, ma ei hakanud enam tagasi ka neid viima. Aga niimoodi on kogu aeg, vaata 2 eurot, 3 eurot, umbes vahet pole. Ja tegelikult ma saan aru, et ega see Temust ja Shane'ist tellimine selles suhtes, võrreldakse ju kogu aeg on ju, et siit saab ka ju riideid soodsamalt on ju, aga et osades kohtades on samad asjad nagu poole kallimalt, et miks siis mitte sealt tellida on ju. Siis tegelikult on nagu see asi lihtsalt, et need asjad, mis meile siia nagu jaekaubandusse müüvad, peaksid olema nagu kontrollitud on ju, et nad ei sisalda mingeid mürgiseid ühendeid ja mida iganes on ju. Ja selles mõttes ma saan aru, et keegi ei taha riskida oma mingi kellegi tervisega, eks. Et hea küll siis nagu selle eest nagu rohkem siis tuleb lihtsalt maksta, on ju. Aga lihtsalt ikkagi natuke nõme, et ostad siit asju mitme eurosed kogu aeg ja lihtsalt lähevad katki. Kusjuures need üldsegi, ma ei tea, kus nad tehtud on, seda pole siin peal kirjas, nad on disainitud väidetavalt nagu Ühendkuningriikides, on ju. Aga need klambrid. Aga ma ei tea, kus nad siis toodetud on, mida iganes. Ma ei tea, oska isegi midagi selle kohta öelda. Et jah, on nagu on. Ja siis... tahtsin sellest veel rääkida, et asjadest nii-öelda, mida ma soovitan, on see, et käisime siis perepuhkusel Käärikul, jõudsime tagasi eile. Rando üks sõber aitas korraldada seda, sest ta on nagu seotud, korraldab seal kogu aeg seal Käärikul igasuguseid asju. Ja tegelikult ma väga soovitan perega, kui teil on võimalust minna, sest võimalust ma ütlen sellepärast, et suvel on seal tegelikult broneeritud hästi kaua ette. Meie oma selle perepuhkuse või perepuhkused selles mõttes nagu natukene niimoodi laiemalt öeldud, sest kaasas olid ka Rando nagu sõprad peredega. Et meid oli 29 tükki kokku vist, nagu ma aru sain. Ja me rentisime ühe selle maja eraldi, mis seal üleval mäe otsas on. Ja seal on, või 2 maja tegelikult, sest seal on mingi, ma ei teagi,
umbes 15 inimest siis mahub ühte majja või niimoodi lisamadratsite ja asjadega. Aga see on selles mõttes tõesti sihuke asi, mida ma soovitan isegi ette broneerida, sest nagu ma aru sain, siis nüüd just seesama sõber broneeris meile järgmiseks aastaks ka juba ära, et me saaksime minna, sest et seal on see hinna ja kvaliteedi suhe tegelikult nagu ülinormaalne, kui võrrelda seda, et Eestis, kui kallis on puhata lastega, on seal ülihea, sest et seal on 3 korda päevas puhvee. 3 korda päevas puhvee söök, hommik, lõuna ja õhtu. Põhimõtteliselt lõppkokkuvõttes ma ikkagi käisin vist iga jumala kord söömas, aga kõht tühi küll ei olnud. Et lihtsalt, et on olemas ja kõik nagu lähevad ja niimoodi, et siis läksid ka, onja. Aga laste mõttes, kes hullult nagu jooksid ja ujusid seal, oli see hullult hea variant, et ei pidanud nagu mõtlema selle peale, et kus nad süüa saavad. Ja tegevuste mõttes on see, et muidugi eriti hästi sobib neile, kes on sellised sportlikud inimesed, onju. Mina ise nagu ei ole väga sportlik inimene ja sellistele inimestele, kellel saunad meeldivad, mida ma ka ei ole. Aga ma ikkagi nautisin täiega selles mõttes, me elame siin Pärnus ja kõik on siuke lage. Ma nautisin neid vaateid, ma nautisin lihtsalt olemist. Tegelikult me olime tegelikult viimase hetkeni see, et kas me üldse nagu lähme. Muidugi me ikkagi oleks läinud sellepärast, et kokku oli lepitud ja viimasel hetkel nagu ei tahtnud alt ära hüpata, aga lihtsalt nagu lubas täielikku vihma ja tormi terveks nädalavahetuseks. Aga lõppkokkuvõttes me saime suhteliselt vähe vihma. Nägime mingeid vikerkaari asju. Ja väiksed vihmasabinad, aga üldiselt lapsed said nii palju ujuda ja nii palju õues olla ja mänguväljakud ja põhimõtteliselt jõusaalis näiteks saab käia ja seal on massaažitool ja mida iganes sa ette kujutad. Joosta niikuinii on ja ratastega sõita, ma ei tea, tennist mängida, sulgpalli mängida, kõiki palle mängida, paadiga sõita, supilauaga. Meeletult võimalusi ja lisaks on see, et paljud nagu asjad on seal selle nagu hinna sees, onju. Et sa lähed ja maksad selle ööbimise ja söökide eest, aga hästi paljud need vahendid, supilauad tuli eraldi rentida. Aga ja siis järve ääres sauna sai eraldi rentida, aga samas majades olid ka saun sees igal pool nagu tasuta ja niimoodi, et selles mõttes ma ei tea, minu arust lastega olekuks täiesti geniaalne koht ja ma arvan, et mul säärelihased jumala valusad, sellepärast, et sa nagu kõnnid, muidugi kui sa seal hotellimajas elad, kus lobi on ja kus kogu see nagu keskuskompleks on, siis sul ei ole kõndimist nii palju, aga kui sa oled seal kuskil hostelis või nagu seal tagamajades, kus meie olime, siis kogu aeg mäest üles, mäest alla, treppidest üles, treppist alla, sööma, tagasi, ma ei tea, midagi tegema, tagasi ja selles mõttes oli nagu hea, et need vahemaad ei olnud hullult pikad, nad olid sellised parajad, aga nad olid ikkagi nagu sellised, et ongi mäest üles, treppidest üles, onju. Et siuke kerge koormus kogu aeg nagu olid liikumises, et ei olnud siukest, ma ei tea, lihtsalt lebotada, siis ma soovitaks sinna hotelli pigem, et siis ei pea kõndima, aga laste mõttes ka, et nad said ennast täiesti välja elada ja täna ka, eile koju jõudsime, tegelikult jõudsime normaalsel ajal, pidime algus 3 ööks minema, aga lõpuks otsustasime 8 jääda ja see oli väga okei. Kuigi kahju oli ära tulla, sest päike paistis ja väga mõnus oleks olnud see üks päev veel, aga täna on ju esmaspäev ja Rando on tööl ja ta ei saanud nagu võtta vaba päeva, et siis me tulime pühapäeval ära. Ja siis ka puhkasime põhimõtteliselt ja siis veel lapsed ka magasid, ma ei tea, mis kellani, nii et nad olid täiesti läbi, aga kuidagi, ma ei tea, mul on alati see, et kui olen väsinud ja see töö nagu aasta, minu jaoks siis kooliaasta nagu läbi saab, siis ma olen hullult nagu läbi omadega ja ma ei taha kuhugi minna ja midagi teha, aga tegelikult see, et ma siit segaduse seest välja sain ja sest meil on praegu täiesti tagurpidimaja selle alumise vannitoa remont hakkab kohe ja pidevalt üritan nagu asju välja saada siit ja see, et ma sain lihtsalt nagu 3 päeva minna ja olla mingis teises keskkonnas ja puhata ja niimoodi, et ei ole see, et ma lähen panen, ma ei tea, masina pesema ja nõud pesema ja mida iganes.
et see tegelikult andis mega palju juurde ja just tagasi Kaila sõitsime, siis Rando ütleski, et mõnikord pärast puhkust vaata jõuad koju, sa oled nagu puhkusest väsinud, tahaks puhata, siis sealt tulles oli täiesti see, et sa oled nagu puhanud. Sa oled nagu, mõtted on puhtad, puhanud, keha on puhanud ja kõik asjad, et selles mõttes ma olen hullult tänulik selle Rando sõbrale. Et ta nagu viitsib korraldada, sest see jauramisse on sellega ongi nagu praegu see üks teine sõber tuli tagasi, tõi ära meile asjad, sest lapsed unustasid nagu mingi terve hunniku asju sinna maha mööda seda kompleksi, ma ei tea, kust kohast ta neid kokku pidi otsima ja üldse nagu kogu aeg, tema teab, siis küsid tema käest ja nagu umbes, et seda ja teist ja tuua ja tule aita ja ühesõnaga, tal on poole kohaga töös ja peaks ta on täiega mingi preemia ära teeninud selle eest. Aga jah, et vot, see on selline asi, mida ma täiega soovitan, kui te otsite mingit asja, kus perega või miks mitte kahekesi minna suvel puhata või ka talvel. Ma olen ühe korra seal käinud veel randusõpradega pundiga ja siis ühe korra käisin oma klassiga. Klassi ekskursiooniks oli see ka super, et kui ma sügisel uue klassi saan, siis ma kindlasti proovin uuesti sinna saada. Talvel on nagu lihtsam saada. Vot, aga jaa, selline väike siuke soovituste raund ja niisama jutt, et ma ütlen, mul läks pea täiesti lageri otsa, kui see randusõber siia asjad ära tõi. Mind väga häirivad siuksed asjad. Et mul ei ole kodus korras. Kui inimesed tulevad, nii et natukene läks nüüd mõte lendama, aga igal juhul jah, et sellised soovitused praegu minu poolt ja jälle suured tänud kõigile, kes on kommenteerinud ja kaasa elanud mu mingitele juustetraumadele, mingitele asjadele ja ma siiani ei ole ju suutnud julgust kokku võtta, et sinna juuksurisse kirjutada ja öelda, et nad mu peanaha ja juuksed tuksi keerest, aga ma arvan, pean seda täna tegema, sest ma pean tegelikult tööasjus ka paar kirja veel saatma, nii et jah, jagage jälle kommentaare, jagage jälle kommentaarides kogemusi ja näiteks võib-olla mingeid siukseid perepuhkuse soovitusi, sellepärast et ma natuke muretsin, kuidas nagu lastega see puhkus olema saab, aga nad on kõige väiksem on 8 nüüd on ja tegelikult on ikkagi väga palju lihtsam iga aastaga. Ma täitsa mõtlen, et äkki planeeriks mingi puhkuse veel perega suve jooksul, nii et kui teil on mingit siukest lahedat kohta, kus on soovitada, kus on selline mõistlik ööbimine ja siuke lastel tegevust ja endal tegevust ja kõiki siukseid asju, siis palun pange kommentaari. Vot, aga jah, võtan selle video siin kokku ja aitäh, et sa olemas oled ja ma loodan sul kõik hästi ja näeme jälle. Siis kui näeme. Tšau!